Nii, alustamegi oma teise vestluspaneeliga ja räägime siis moedisaineri töö telgitagustest. Ühesõnaga, me oleme siin moepäeval ideaalses kontekstis, et sellest rääkida, sest tänapäeval ongi mood justkui lõhestunud kahte lehte, et kui varem olid moeloojad 100% glamuursed, nad ilmusid välja 2 korda aastas, nad olid pidulikult riides, nad kummardasid, võtsid õnnitlusi vastu, siis tänapäeval me näeme nii palju seda reaalsust, kas või blogidest ja tutvudes inimestega, et siis tahaksimegi kuulata, mida tegelikult just Eesti oludes see moedisaineri töö endast kujutab ja tutvustage ennast ja rääkige palun paari sõnaga sellest. Tere kõigile, mina olen Katrin ja mina olen Tallinna loomeinkubaatoris turundusjuht ja minu igapäevane töö õnneks siis hõlmabki seda, et ma saan suhelda ja abistada neid hästi paljusid toredaid ja andekaid moedisainereid. Aga nagu sa Eija eelnevalt mainisid, et siis kui vanasti tundus, et see moedisaineri töö on selline glamuurne ja saab oma kollektsioone esitleda ja kuulsustega suhelda, et siis tegelikult ega see eelarvamus veel praegu ei ole kuhugi kadunud, et ikkagi arvatakse, et moedisaineri elukutse on ääretult glämm, saab pidutseda peenetes seltskondades, saab ise planeerida, mida ja kuidas sa teed, aga paraku see reaalsus on märksa karmim. Ehk siis, et ka minu kõrval istuvad neiud räägivad kindlasti sellest pisut täpsemalt, aga tegelikult see moedisaineri elu tähendab seda, et sa ikkagi töötad 24/7 ja et kuigi sa aeg-ajalt tutvustad enda loomingut ja oma tööd ka siis avalikkusele, siis tegelikult seal stuudioseinte vahel tõepoolest käib raske ja tihe selline rebimine ja aeg-ajalt ärgatakse ka kell 5 hommikul, et tähtajaks oma tellimustöödega valmis jõuda, ehk siis, et see glamuur tegelikult on see ikkagi selline väline kest ja seal sees on töö, päris tõsine töö. Mina olen Kadri Kruus ja siis aksessuaaridisainer ja mul on selline väike omanimeline stuudio, kus ma siis oma toodangut pakun. Et stuudio alustas nüüd juba pea 3 aastat tagasi, et kasvab niimoodi vaikselt. Et ma loodan, et kasvab aina suuremaks ja suuremaks, et praegu see on niimoodi tõusvas joones läinud, aga kui ma algul alustasin, siis mulle tundus ka, et on selline mõnus, et ma saan iseenda aega planeerida ja vaadata, et ei pea hommikul kohe tööle kiirustama, siis päris nii see tegelikult ei ole. Et pigem on see, et aina tuleb kohustusi juurde ja juurde. No, mida aeg edasi, seda rohkem on ka inimesi mu ümber, kes aitavad ja me saame neid kohustusi niimoodi mõnusalt jagada. Aga muidugi glamuuri on ka, et ei saa öelda, et ei ole, et on nagu tühipaljus töö rabamine, et on ikka ja kuulsusi on ka. Tere, ma olen Paula ja ma olen sellise brändi üks loojatest nagu Svärk ja ma võin kohe öelda julgelt, et minu elu on kaugel glamuurist. Võib-olla juba see, mis Svärk oma iseloomult on, et see on natukene, pole selline klassikaline bränd ja üldse väga me ei nimetaks ennast moedisaineriteks, vaid meil on rohkem selline svärgilik elustiil ja teeme oma asja. Aga kas seda kommenteerida, et mida see elu endast kujutab, et hästi sageli on brändide taga väike tiim, nagu ka meil, ja tegelikult siis lõppkokkuvõttes lisaks sellele, et sa oled disainer ja sa oled tegelikult ka õmbleja, programmeerija, ettevõtja ja kes iganes sul sel hetkel vaja on olla, et sa pead ennast vastavalt olukorrale siis õppima uusi asju ja ennast kohandama sellesse, et tegelikult see ei ole, et sa valid ilusaid kangaid ja joonistad, et seal on ikka väga suur töö taga. Aga et nagu me blogijatega just rääkisime, et see kogu tööstus on läinud nii rahvusvaheliseks, et
ütleme 10-15 aastat tagasi ilmselgelt ei olnud Eesti moebrändidel veel niisugust päris ülemaailmset haaret, et kuidas tänapäeval sellega on, et kui noor inimene läheb moetööstusse, siis kas tema lootus on müüa oma toodet 500 eestlasele või 100 eestlasele või on reaalselt tänaseks päevaks juba Eesti disaineritel võimalik rahvusvaheliselt midagi suurt ära teha? No mina võin omalt poolt nii palju öelda, et annaks sellise soovituse, et mõelge suurelt. Tõepoolest, Eesti turg on suhteliselt väike ja mingil hetkel, kui sa vähegi tahad kasvada ja areneda, siis on oluline liikuda välisturgudele. Jah, see ei ole lihtne, sellepärast et rahvusvahelistel turgudel ootab teid ees tuhandeid täpselt samasuguseid brände, täpselt sama andekaid ja võib-olla veel isegi natuke andekamaid moedisainereid, ehk siis, et see tee ei ole lihtne, aga kui algusest peale juba suurelt mõelda ja selles suunas ka nii-öelda tegutseda, et siis mingil hetkel need tulemused tulevad. Ja mina julgen öelda, et Eesti moedisaineritel on rahvusvahelistel turgudel päris palju pakkuda, sellepärast et nad on andekad ja eestlastele kohaselt on nad hästi suured töörabajad, ehk siis ääretult järjekindlad inimesed, nii et selles mõttes ma arvan, et eks need edulood hakkavad ikkagi järjest tulema ka. Ma olen Katriniga nõus ja ma arvan, et üha rohkem vaadatakse siia meie poole, et mul on niisugune nagu kuskil sabas selline tunne, et siit Eestist nagu on peagi kuulda. Et stuudio on ka siin aeg-ajalt natukene midagi katsetanud ja kui mõelda nüüd nii, et võtta Eesti ja katsetada Eestis, Eesti turul enda toodet ja siis minna sellega laia maailma ja võtta arvesse need vead, mida siin turul on tehtud, et siis võib-olla võib ka hästi läbi lüüa. Ja ma arvan ka just, et Eesti on hästi hea koht, kus alustada, sest et see on selline väike turg ja kui sul on selline toode, mis inimestele meeldib, siis turule jõuda, et inimesed märkaksid, see on lihtne ja siis juba need kõik etapid, mis sa peaks läbima, need lähevad väga kiiresti, järgnevad üksteisele ja siis sedasi sa kiiresti ka valmistad ennast ette selleks, et ka siis välisturule proovida. Seal on kindlasti aeglasemalt kõik need samad protsessid, aga lihtsalt sa oled selle läbi teinud siin ja kui sul siin see läbi lõi, siis sa oled enesekindel selles, sa tead, et inimestele meeldib. Selline hea testgrupp on olnud ja siis, et selle enesekindlusega minna edasi, et ma arvan, et Eesti ongi selles mõttes hästi hea koht, kus alustada. Aga mida see väike turg iseenesest tähendab? Et me oleme siin rääkinud, et kõik kuidagi tutvuvad kõigiga, kes teevad neid asju ja et tahes-tahtmata praegustes majanduslikes tingimustes inimesed küsivad vahel, et miks see disaineri asi nii palju maksab, kui siin samas poodides on asjad nagu 10 korda odavamad või rohkemgi veel? No võib-olla selle koha pealt, et poodides on 10 korda asjad odavamad, et seda tõesti, aga üha rohkem tegelikult väärtustatakse seda, et see rahaline panus, mis selle asja eest siis makstakse, et see jääks siia samma Eestisse ja miks mitte toetada Eesti disainerit ja see jääks siia ja aitaks Eesti enda ettevõttel areneda, et ma leian, et ja selliseid, ma võin öelda nagu julgelt minu klientide seas sellise arvamusega inimesi on päris palju, et kes käivadki ja mitte ainult minu juures, käivad teiste küll moedisainerite ja nahadisainerite juures asju soetamas, et just selle sama mõttega. Et Paula, sa rääkisid üks päev, et Eestis on väga levinud see, et disaineritele öeldakse, et kuule, et tee sõbra hinnaga, et ma kannaksin su asja, kui vaid saaks allahindlust, et kuidas sellest vabaks murda või kust läheb see piir, et kui palju sa tahad, et inimesed kannaksid su asju ja oled selle nimel nõus milleks iganes? Jah, et see on nagu hästi raske, et kui sul ongi sinu nii-öelda see fännibaas suures osas on su sõbrad, siis sa nagu ise ei raatsigi neid palju raha küsida ja teedki kõigile sõbra hinnaga ja lõppkokkuvõttes avastadki, et sul maksad ise sellest nii palju, et sul ongi kallis hobi rohkem kui et me selles osas, meil oli hästi suureks abiks inkubaator, kus me nüüd töötame, kus meile öeldigi, et pandi see hind paika ja nüüd see uue tootega, mis meil tuleb, ühesõnaga, et ei saa
selle hinnaga, et sa pead, meie ei kalkuleerinud läbi, mida see reaalselt tähendab, kuigi me tundsime seda füüsiliselt, mida see tähendab, see töö, aga et see hinda tõsta ja üldse, et mitte nii palju sõbra hinnaga müüa ja niimoodi, et see on tegelikult väga oluline ja sellest, et üldse seda mentaliteeti natuke muuta, et sõbrad ei saa kõik oodata seda sult, et ta saab põhimõtteliselt selle tasuta, sest ta on su sõber, sest et jah, in the end ongi kõik sul sõbrad ja et nüüd meil õnneks siis oligi vaja abi selles osas professionaalidelt, kes ütlevad, et lõpetage ära see ja tehke nüüd korralikult seda, et jah. Jah, et tegelikult see kõrge hind ei tule ju sellest, et lihtsalt disainer tahaks nagu õudselt palju raha endale taskusse panna, vaid tegelikult see tuleb sellest, et sa pead maksma endale masinaliisingut näiteks või rentima stuudiopinda või maksma veel abilisele või fotograafile ja nii edasi, et kõik need pisikesed asjad kokku tegelikult kõik maksavad, aga ma leian, et Eestis on selliseid kliente, kes on nõus selle eest maksma ja see on väga tore, et on. Aga Katrin, mis on nagu see maagiline asi, mida loomeinkubaator moeloojatele annab, et lugedes Eesti moeloojate intervjuusid, siis enamik tõstab esile seda loomeinkubaatori toetust ja et milles see seisneb või miks see nii hädavajalik on? Mul on hästi hea meel, et me oleme siis ära mainitud nende moedisainerite kommentaarides, aga mina loomeinkubaatori poole pealt võin siis julgelt öelda seda, et meie 3 aastat kestva inkubatsiooniprogrammi selline kõige peamine väärtus ilmselt ongi, või üks nendest olulistest väärtustest on see, et iga moedisainer tegelikult saab siis enda personaalse konsultandi, pluss lisaks siis veel ka abijõud, kas siis turunduse, finantside, juura, mis iganes valdkonnas. Ehk siis nendel esimestel aastatel, kui startida on üsnagi keeruline, siis needsamad inkubaatori inimesed, ehk siis meie oleme natukene pisut ka meeskonna eest. Me anname nõuandeid nii hinnastamise, finantsjuhtimise, pisut ka tõepoolest tootearenduse, turunduse valdkonnas. Me üritame enda inkubaatoris olevaid disainereid võimalikult palju promoda, et vähemalt seesama eestlane, nii vähe kui neid siin ka on, et nad teaksid, et kes tegutseb, mida nad teevad, miks nad seda teevad ja miks tõepoolest siis nende hinnad on sedavõrd palju kõrgemad kui siinsamas poes olevatel nendel toodetel. Aga kindlasti ka siis kontaktibaas, ehk siis, et kui me rääkisime ka siin välisturgudele minekust, et siis meil juba on kontaktid olemas nii edasimüüjate kui siis ka ajakirjanduse vallas, et need kindlasti abistavad siis sedasama disainerit. Ja kolmandaks ma julgen väita, et seesama teiste samasuguste või siis vähem samasuguste inimeste seas viibimine, puhtalt see, et sa iga päev tuled inkubaatorisse, saad hommikukohvi võttes köögis kokku, kas siis sama valdkonna disaineriga või siis mõne muu ettevõtjaga, et sa saad vahetada kogemusi, sa saad julgustust, mõningatel juhtudel saad õppida ka kellegi teise vigadest, nii et sa ei pea ise täpselt samu vigu kordama, et ma arvan, et selline õhustik ja teiste inimestega suhtlemine, see on ka hästi suureks plussiks. Kuidas te leiate oma kui moelooja identiteedi või kuidas te leiate nagu selle erilise asja, mida maailmas veel olemas ei ole, et kui varem võis nagu riikide siseselt või siis välja mõelda mingisuguse toote ja seda rahulikult müüa, siis tänapäeval sa lood oma toote ja siis keegi teatab sulle, et sa oled selle kopeerinud, et selline on Jaapanis juba tehtud või Uus-Meremaal või kus iganes. Et kuidas sa leiad enda asja ja jääd sellele kindlaks? Ma arvan, et kõige olulisem on see, et sa teed midagi loomulikult ja näiteks Svärgil meil puudus üldse selline etapp, et me mõtlesime, et teeks midagi, et mis see võiks olla või et pigem oligi, et erinevad ideed sattusid kokku ja ise, meie ehk siis algatajad koos Meriliga, et panime oma nagu iseloomud ja käisid ideed kokku ja sellest sündiski hästi, et me ei pidanud mõtlema, analüüsima turgu, et me lihtsalt tegime oma asja, mõtlesime, et kui läheb, siis läheb, kui ei lähe, siis ei lähe ja et meeldis inimestele ja siis nüüd me siis teemegi seda edasi, et ma arvan, et kui sa liiga palju pingutad ja püüad midagi välja mõelda, mis oleks omanäoline ja millest, et siis võib-olla see ei tule nii loomulikult ja siis jääbki sealt midagi puudu lõppkokkuvõttes. No ma pean ütlema, et minu tooted enamasti sünnivad väga vajaduspõhiselt, et kui ma alustan
uue toote disaini protsessi, siis ma tegelikult väga võtan arvesse seda, mida kliendid on juba öelnud. Ja sealt edasi see tuleb, et see väline kest tuleb kuidagi nii orgaaniliselt või loomulikult sinna. Aga kui ma teen uut kollektsiooni või uusi tooteid, siis ma tõesti meelega ei tee ühtegi ajakirja lahti, et see ei hakkaks segama lihtsalt, sest maailmas on juba paratamatult kõik on tehtud, et need väiksed killud võivad siin nii hakata segama ja häirima, et sul see kuidagi keerab täiesti sul kõik sassi ja keerab täitsa kinni. Et meil siin Eestis see moeturg on kindlasti väga erinev kui võib-olla mujal maailmas, et ilmselt nagu inimene tänavalt ei lähe Diane von Furstenbergi juurde ütlema, et kuule, et viitsid teha tüdrukutele ka kleite või et kuidas meil Eestis sellega on, et kas näiteks Svärk, kes on pühendunud enamjaolt meeste särkidele, et kas teilt on palutud teha ka muud? Hästi palju, et mitte ainult naistele, vaid ka lastele ja veel kellele iganes, aga meil see põhi, et me muidugi tuleme vastu ja me oleme teinud naistele, aga ikkagist me tahame, et meie põhise asjaks jääks ikkagist meeste särk. Et loomulikult me oleme siiani teinud, vahepeal teemegi portsu naiste särke ja need lähevad nagu soojad saiad, et võiksime mõelda ju, et oi, et me võiksime rikkaks saada niimoodi, teeme naiste särke, aga see ei ole ikkagist see meie asi, et me pigem teeme neid aeg-ajalt ja need ongi siis erilised ja ikkagist, et jääda oma selle asja juurde, mitte kindlasti jah, et kui me tahaks müüa, et siis tulla kõikidele nendele soovidele vastu ja tehagi täpselt, et naised soovivad, teeme naistele, aga ma arvan, et jah, et põhiosaks jääb ikkagist meeste särkide tegemine, et ja kuidas teil siin konkreetselt, Paula ja Kadri, et mis on teie edasised plaanid, et mis on teie suhted välisturgudega? Ma olen hästi ebausklik. Ma ütlen, on plaanid, on plaanid. Aga ma ei julge rohkem rääkida, et ma ei julge kõva häälega veel öelda. Et sa oled maininud, et sul on pakutud, et tooda oma asju Hiinas ja müü neid seal. Ja ma pean ütlema, et mingi vahe oli nii, et üks kord nädalas vähemalt tulid Hiina tehaste poolt näiteks näidismudelitega pakkumised, et tooda nüüd või tee oma disain ja tee seal, aga siis mul oli selline tunne, et see asi hakkab käest ära vajuma, et pigem seesama jutt, mida Paula ka ütles, et sa pead endale kindlaks jääma, et siis läheb ka su ettevõttel ja äril hästi, et jah, tegemist on ju minu hobiga, mis on nüüd välja kasvanud äriks, aga ta peab ka nagu selle tagasi teenima. Ja ma kardan, et mulle ei meeldiks seda enam teha, kui ma teeks seda Hiinas. Et meie kindlasti ka tootmist Hiinasse ei vii, et kuna meil algas see üldse nii kõige loodussõbralikumalt kui sai, et me tegime neid vanu särke ümber ja nüüd me siis pidime seda natukene arendama, seda ideed, aga meil ikkagist jah, et isegi kui me tahame tootega välja jääda, siis toodete enda õmblemine jääb ikka käsitsi ja Eestisse ja need materjalidele paneme sama palju rõhku kui vanasti. Aga muidu on küll, nagu ma enne rääkisin, et Eestis on hea alustada, et meil just ongi nüüd olnud see 1 aasta, kus me siis saime kõik need asjad Eestis läbi proovida, mis võivad ka välisturul ette tulla. Ja nüüd me siis just läksimegi inkubaatorisse ja hetkel siis töötamegi selle nimel, et jõuda ka Eestist välja. Et see on kindlasti plaanides ja lähituleviku plaanides. Aga Katrin, ma küsin veel lõpetuseks, et mis on Eestis, kas ütleme algajatel, moeloojatel, et mis on nende need kõige suuremad väärkontseptsioonid või mida nad eeldavad, mis tegelikult sa pead neile kohe alguses ütlema, et oot, see nüüd ei hakka niimoodi olema, nagu sa ette kujutad? Ma ilmselt esimese asjana tooksin välja juba ka selle, mida Kadri mainis, et alguses tundub kuidagi, et nii tore, ma olen disainer, ma nüüd ise vaatan, millal ma teen tööd ja millal ma ei tee tööd, aga kui sa teed seda kui ettevõtet või ajad nii-öelda äri, siis tegelikult see on töö nagu iga teinegi. Ehk siis, et sa pead olema hästi järjepidev, hästi järjekindel, hästi suure enesekontrolliga. Aga mida ma veel soovitaksin noortele disaineritele on see, et
kui vähegi võimalik, siis leidke endale meeskonda liikmeid. Otsige üles need inimesed, kes on teie loomingu ja teie fännid ja kellega teil on klapp ja kellega te saate lihtsalt kas või arutleda või enda mingisuguseid ideid testida, sellepärast et aeg-ajalt on kõrvalseisja arvamus ääretult kasulik. Lisaks veel rääkige hästi palju endast. Rääkige enda loomingust, rääkige enda brändist, ärge kartke nii-öelda inimeste peal testida enda uusi ideid, sest et mingisugune juhuslik tutvus, sa ei tea kunagi, kuhu see võib viia, et kas sellest sünnib mingisugune lausa investeering sinu ärisse või sellest sünnib mingisugune koostöövorm, et ole alati selles mõttes hästi avatud ja tõepoolest räägi. Mida veel? Mina olen aru saanud ja disainerid on ka ilmselt minu kõrval siin aru saanud, et lisaks oma ajale ja lisaks hästi suurele tahtele on siiski tarvis ka raha. Ehk siis, et alati tuleb hästi läbi mõelda, et millised on need rahalised ressursid, mida sa vajad, kas sul on need olemas, kui sul endal neid ei ole, siis kas sul on kusagilt nii-öelda need rahaallikad, et kust sa saad siis hankida seda materiaalset ressurssi. Ja kõige viimane soovitus on see, et tõepoolest usu endasse, et kui sul on kindel kontseptsioon ja sul on hea idee, siis tee seda, mida sa tunned, et on õige. Aga kuula ka väärtuslikke teisi nõuandeid ja konstruktiivne kriitika, ära võta seda kui lihtsalt nii-öelda kriitikat, vaid võta seda kui potentsiaalset õppetundi. Aitäh! Ma loodan, et see moelooja töö telgitaguste jutt ei jätnud nüüd kaugeltki muljet, et see on kõik ainult ränk töö ja nautida pole midagi, et siin Kadri ja Paula on nii rõõmsad ja teevad tõesti nii ilusaid asju ja ikkagi hoolimata sellest 24/7 tööst on siin naeratavad ja värsked, et kindlasti siis hoidke silmad lahti, vaadake Eesti toodangut, nautige seda ja soovime teile ilusat moepäeva jätku. Aitäh! Aitäh!